Tere kallid vaatajad, mina olen Kuhvest ja täna toon ma teieni gameplays sellisest mängust nagu Far Cry 4. Kõigepealt ma tahaksin vabandada, et vahepeal on mängus, videos frame drop'e, aga ma ei oska midagi selle peale teha, sest mu arvuti peaks selle korralikult välja vedama, aga nojah, midagi pole teha. Võib-olla pean siis vaatan, kas äkki teen võib-olla mingi meediumi peal neid videosid, aga ei tea. Mida ma siis selles videos täpsemalt teen? Kõigepealt ma võtan ühe selle Radio Toweri enda kätte, mida ma praegu juba teen. Siis ma lähen lendan selle väikese helikopteriga, mida siin, kui te ei tea veel, siis siin mängus saab sellise ühe inimese helikopteriga lennata. Võib-olla, ma ei mäleta, kas seal sai 2 inimest ka olla, aga igal juhul 1 inimene saab kindlasti. Ja siis lendan sellega ühe outposti juurde ja võtan selle Golden Pathi kätte. Ja siis ma teen veel ühe reisi siin mängus, mille ma teen vist Silveri peale teen ära. Ja siis on kõik. Mida ma siis selle mängu kohta öelda oskan? Et mäng on väga huvitav. Ma olen ise läbi mänginud Far Cry 3 ja mulle tundub, et see on Far Cry 3-ga võrreldes isegi veel huvitavam. Mulle meeldib näiteks selle mängu peapahategelane Pagan Min palju rohkem kui Vaas. Ta on ta tundub nagu vist isegi omal moel hullum kui Vaas. Vaas oli lihtsalt mingi minu jaoks ei olnud ta nii naljakas, aga Pagan Min tundub mulle rohkem nagu naljakas, et ta on teinud paar korda nalja ja ma olen selle peale naernud ka. Ja see mäng näeb väga ilus välja. Minu videos seda muidugi näha ei ole, sest et ma ei mängi seda mingi kõige hullemate settingute peal, kuigi ma saaks siis, kui ma mitte rekordides mängiksin. Aga ma ei oska öelda, aga igal juhul, kas te näete seda ilu, mis tegelikult see on, aga see on tõesti, see on väga ilus. Üks paag on ka sisse tulnud, oli siuke asi, et kõik varjud olid hästi tumedad aga selle ma leidsin kiiresti paranduse sellele, kuidas ma sain selle korda teha. Et sellest ma võin ka video uploadida, et kui on mingi probleem sellega. Ja siis oli siuke probleem ka, et map oli 100%, oli 100% musta värvi ja sellele ma leidsin ka fixi. Ja kui te soovite, ma võin selle üles loadida. Räägin natuke enda channelist ka, et minu channelile hakkab tulema Far Cry 4-st, Call of Duty Modern Warfare'ist, võib-olla ka Assassin's Creed Unity'st gameplaysi. Ma usun, et ma Far Cry 4 kohta, ma ei hakka tegema sellist gameplay'd, kus ma mängin iga missiooni läbi. Et ma usun, et ma teen 5 episoodi ja nendes ma lihtsalt, tulevad umbes 10-minutilised episoodid ja neis ma lihtsalt sõidan ringi, lasen vaenlaseid maha ja nii edasi. Ma ostan lähiajal endale ka Call of Duty Advanced Warfare'i ära ja siis hakkab sellest videosid ka tulema. Ja näiteks kui siis te soovite, et ma näiteks teeksin Far Cry 4-st rohkem videosid juurde, siis pange like ja subscribe'ige ja kirjutage kommentitesse seda ja kindlasti neid videosid tuleb juurde. Aga 5 tükki ma teen kindlasti ära. Nii, mis veel? Ma ei oska öelda. Nüüd praegu ma jõuan sinna outposti juurde videos. Lendan selle väikese ühe inimese helikopteriga. Ma olen päris alguses siin mängus, praegu on need frame drop'id üpreski. Jah, kui see mängi ei talu, kui ma lendan siin selle helikopteriga ja videot teen samal ajal. Siis tulevad frame drop'id sisse. Siis on siin mängus on võimalik elevantidega sõita. Siin ma just näen ühte elevanti.
ja nüüd tuleb sihuke, näitan teile sellist asja, et kui sa vajutad V-tähte ja siis sa saad kutsuda endale abi. Ja see on üpriski, ma ei tea, see ei abistanud nii väga, et nüüd tuli minu juurde tuli üks mingi Golden Pathi mingi võitleja, kes aitab mulle võidelda selle outposti vastu või noh, põhimõtteliselt kõikide vastu, kellega ma võitlen. Paari asja, mida ma teha saan, ma teile ei näidanud ja kahjuks ma unustasin ära, et ma praegu räägin teile, et üks võimalus, mida siin mängus teha saab, on ka selline, et kui sa tapad mõne looma ära, siis sa saad looma liha üles korjata ja visata selle näiteks mõne vaenlase juurde. Selle peale tuleb kohale mõni lihasööja loom ja ta hakkab sööma neid vaenlaseid. Mängus olen ma üpriski alguses ja relva ma valisin lihtsalt sellepärast, et see tundus siuke lahe. Mul on vintage camo ja jah, üpriski tegelikult jama relv tundub olevat. Aga ma ei tea, ma ostsin ära selle ja panen neile raha vist ei olnud ka rohkem, et osta endale uut relva. Aga üldiselt tundub ikka mäng väga-väga hea olevat. Ja nüüd ma vist suren ühe korra ära ja siis ma saan selle outposti kätte endale ja see surin ära. Aga teist korda ma endale seda abilist ei võta ja ma lihtsalt võitlen ise ja teen natukene stealthimalt, et võtan paar tüüpi, võtan stealthilt maha ja panen selle abi kutsumise raadio panen kinni ja alles siis hakkan teist tapma. Ja, aga kui teil on näiteks veel soove, mis mängudest ma võiksin teha videosid, siis siin on mu secondary relv ka. Kui teil on veel soove, mis mängudest ma võiksin videosid teha, siis kindlasti kirjutage mulle, et ma väga ootan teie ettepanekuid, sest et endal mul suuri mõtteid peas ei ole, mis videosid teha. Nagu ma aru olen saanud, siis Minecrafti vaadatakse palju ja põhimõtteliselt võin ma seda ka teha, kuigi ma ei ole ise Minecrafti fänn eriti. Aga jah, ma võin seda teha küll põhimõtteliselt. Praegu ma võin teha absoluutselt kõiki mänge, sest et lihtsalt vaatajaid võiks olla. Et ma olen tõesti teile väga-väga-väga tänulik, kui te panete like'i ja subscribe'ite, sest et seda oleks mul väga vaja ja see tõesti innustaks mind tegema rohkem videosid ja parema kvaliteedi ja lihtsalt paremaid videosid. Võtsin just selle raadio maha ja nüüd ma tapan teised vennad ära. Mida ma veel mängu kohta võiks rääkida? Et need elevandid hetkel on üpriski mitte hetkel, vaid üldse mängus on hästi overpowered, sest et põhimõtteliselt elevandid lükkavad kõik autod eest ära ja teevad nagu eriliselt palju damage. Map mulle väga meeldib, see Kairet või noh, ma isegi öelda Kairet igal juhul meeldib mulle, see on siuke Tiibeti-laadne koht, nüüd sain selle outposti kätte. Väga-väga nagu lahe ala, mulle meeldib see map on vist suurem kui Far Cry 3, kuigi ma ei ole siin eriti kaugele jõudnud. Jälle paar frame drop'i tulid sisse. Aga jah, nüüd ma lähen võtan selle reisi ja nüüd ma peab vist vait olema, sest see mingi jutt hakkab tulema. Et siin on põhimõtteliselt, mis siin nende reisidega on siuke asi, et sa nii-öelda teed filme oma GoPro kaameraga ja sest et see toob Kairetis vist kõige rohkem raha sisse, nagu siin see
filmikompanii omanik meile rääkis. jah, see väga ilus mäng on selles mõttes ka, et kõik need mäed on lahedad ja mulle see reisirada ka meeldis üpriski, see on siuke lahe. Ja igal juhul sõitsin sellele, mis on nüüd ninasarvikule otsa. Nüüd ma pääsen kohe auto käest. Nii, ja kas ma jõuan 1.05-ga või mitte? Kohe näeme. Veel. Ja ei jõudnud, nii, ma jõuan enam 10, ma jõudsin. Noh, siis sellest saab ka ära. Relvad siin on ka väga huvitavad ja aitäh vaatamast.